Tervitus kõigile. Mina Palle autoringlusest ja endiselt tegelen kasutatud autode müügiga ja üritan seda teha võimalikult hästi, ehk siis, et minult oleks meeldiv osta ja et müüdud autod oleksid oma hinnaklassi piires nii korras kui võimalik. Enamasti ideaalsed, võib-olla odavamate autode puhul mitte ideaalsed, aga väga heas korras. Väike video vahepeal sellest, et ajalooline hetk on praegu. Autoringlusel on müügis 0 autot. Ja miks see siis nii on? See ei ole sellepärast, et tegevus hakkaks lõppema või oleks puhkus või midagi. Põhjus on hästi lihtne, kõik asjad on ära ostetud. Ja huvitav on see, et väga paljud tehingud viimasel ajal toimuvad nii, et autod kuulutust ei jõua üles panna. Et palju võetakse ühendust, uuritakse, mis on järgmised lisanduvad autod ja ostetakse ära enne, kui ma jõuan panna üles. Et see on ka põhjus, miks ei ole olnud väga palju kuulutusi, sest mõned asjad on läinud ära niisama ilma kuulutuseta. Aga head uudised on ka. Head uudised on need, et autosid tuleb juurde. Tegelikult on mul hetkeseisuga ka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 autot käes. Lihtsalt ükski neist ei ole veel müügis ja nüüd nad järjest hakkavad minema. Ja ma räägin lahti, mis on järgmised autod, mis tulevad. Osad neist tulevad lähipäevil täitsa kohe, stiilis juba homme-ülehomme. Ja osad tulevad, ütleme siin, circa nädala jooksul. Kõikide autode puhul on jäänud mingid tühised lihtsad asjad lahendada. Näiteks korraline hooldus on ühel autol ja ühel autol on ühe mingisuguse andurivahetus ja nii edasi. Ühesõnaga lihtsad asjad, millega kaua aega ei lähe. Esimesena tuleb müüki siuke huvitav asi nagu Peugeot 206+. Ta on 206 uuem versioon ja ta on üks mu Soome autodest, Soomest pärit, selline sinist, elektrisinist värvi ja 2010 aasta auto, aga tema kõige suurem pluss on see, et ta on 31 000 kilomeetrit sõitnud. Hoolduse tegime just ära, läbisõit loomulikult on õige ja tõestatav ja see ongi reaalselt 31 000 sõitnud. See on esimene auto, mis tuleb, et tavaline väike 4-ukseline bensumootoriga auto, aga läbisõidu mõttes nagu vägagi uueväärne asi. Järgmisena tõenäoliselt tuleb üks nüüd 2, äkki näiteks BMW. Tuleb E90 Kere, see on siis 3. seeria 2006 aasta ja 318D, ehk siis ta on hästi ökonoomse diiselmootoriga. Varustuse poolest muidu hõbedast värvi, Eesti ajalooga auto 299 sõitnud, läbisõit taaskord tõestatav. Hooldus samuti just tehtud, umbes 500 kilomeetrit tagasi. Ja varustuse poolest nahksisu tal küll ei ole, aga samas see ekraan seal keskel on, mis 3. seerial paljudel ei ole. Ehk siis keskkonsoolis nupust saab oma mingeid valikuid teha, kõik mingid püsikiirushoidjad, parkimisandurid ja nii edasi asjad on ka olemas. 2 treffid väljad, rohkem peast ei mäleta, aga tuleb ka korralik asi, sedan Kerega hõbedast värvi, 2006 aasta vist oli. Ford Mondeo on järgmine, üks Mondeo tuleb veel, üks just oli, nüüd tuleb järgmine kohe. 2009 aasta Ford Mondeo, universaalkerega, kirsipunane metallik, tegelikult väga ilusat värvi. Ja varustuse poolest kõik elementaarsed asjad olid peal, istmesoendused, 2-tsooniline kliima, püsikiirushoidja, aga riidest sisu ja manuaalkastiga. Diisel 1.8, see on siis 92 kilovatti. Ja värske hooldus, uued hammasrihmad, 30 000 kilti, vana hooratas ja sidurikomplekt. Ja läbisõit 236 000, taaskord hooldusajalooga ilusti kõik andmed olemas, läbisõiduõigsust tõestatav. Järgmisena ma ütleks, et ilmselt järjekord on selline, et Kia Sorento, see on siis
küll vana kerega Sorento, aga facelift versioon, ehk siis oluliselt selle kaasaegsema 125 kilovatise mootoriga, mis on kiirem ja ökonoomsem kui see vanem. Ja läbisõit üle 300, oli vist 322. Ja väga suure töö tegin selle autoga. Ma lasin taastada kogu mootori alumise poole, et mingi lõtk oli seal sees, et ühesõnaga saaled ja väntvõll on taastatud ja tehtud. Saan selle tõestuseks esitada ka arve, uued ketid ja üldse nagu kogu auto väga põhjalikult üle käidud, et tõenäoliselt julgen arvata, et saab olema üks korralikumaid Sorentosid turul, kui mitte kõige korralikum selle kerega. Musta värvi muidu ja ka Soome päritolu, aga ajalugu nähtav, et saan esitada. Siis Subaru Legacy üks on mul 2004 aasta universaalkerega. Miks ma selle auto sisse ostsin? Sellepärast, et see on mu healt sõbralt ja ta kunagi mult ostis selle ja ma tean täpselt, mida ta sellega viimased 2 või mis iganes on see juba 3 aastat peaaegu, mida ta sellega teinud on. Ma tean, kuidas ta seda hooldanud on, kogu aeg kõik asjad seal korda teinud, vahetanud välja poole auto nii-öelda ulatuses detaile, põhja all kogu aeg kõik asjad ära vahetanud, pidurid, hooldused, kõik. Et siukene Legacy tuleb ka, see on 2.0 bensukas manuaalkastiga, 4 vedu, tehniliselt väga hea, hammasrihmal vahetasin ka veel ära, kere poolest saab väga hea, oli tagumine üks koobasroostusega, see on tehtud korda. Ja ühesõnaga siuke asi, et läbisõit oli 300 midagi, aga tehniline seis on 5 palli skaalal kindlasti 5. Siis on mingi hetk veel üks Ford Focus, sellest ma kohe räägin. Nimetatud autod, mis ma kõik ette lugesin, inimesed tihti küsivad ka hindu, aga ma reeglina ütlen hinnad viimasel hetkel sellepärast, et vahel selgub mingeid üllatusi ja ma kujundan oma hinnad selle järgi, et mis mahus ja kui suurelt ma neid hooldama remontima pidin. Enamus nendest autodest, Peugeot, BMW, Mondio, Kia, nende kõigi hind tõenäoliselt jääb sinna kuhugi umbes 4 ja 5 tuhande vahele. Et kuskile sinna vahemikku jäävad need nimetatud autod. Subaru ilmselgelt on odavam. Et Subaru hind algab numbriga 2 arvatavasti. Ja nüüd video lõppu veel üks huvitav asi, et kui keegi on võimeline välismaalt varuosi otsima, tooma, tellima mõistliku ajaga, mitte 6 aega ega 2, vaid näiteks 1 nädal või midagi sellist, siis ma otsin juba pikemat aega ühele Ford Focusele käigukasti ja ma panen videokirjeldusse ka selle käigukasti koodi, see on 2009 aasta Ford Focus 100 kilovatine diisel ja tal on PowerShift kast ja kood on kirjelduses. Eestist ma seda ei ole suutnud leida, korduvalt olen päringuid teinud ja on pakkuda küll selle aastakäigu Focusele kasti, aga mitte selle koodiga või mitte sellist, mida ma olen otsinud. Kui kellelgi on kokkupuuteid või kontakte, näiteks Lätis, Soomes, Rootsis, Leedus, ja on nõus pühendama natuke oma aega, et uurida, kas sellise kasti leiaks, siis olen väga tänulik. Ja ütlen selles videos täitsa nii-öelda avalikult välja ka, et kes mulle selle kasti leiab nii-öelda parimatel tingimustel, siis ma olen nõus selle töö eest 100 eurot maksma. Et kui keegi saadabki mulle, et näe, siit saab, hind on selline ja mulle see sobib ja ma tellin tema kaudu, siis minu poolt vahendustasu 100 eurot. Miks ma rõhutan, et kui ma ka tellin, sest et äkki mul kirjutab 5 inimest ja kõik 5 pakuvad sama hinnaga kasti. Aga ühesõnaga, ilmselgelt ma valin parima pakkuja, kes suudab, kellel on kokkupuude selle kohaga, kus see kast tuleb, ta teab, et seda näiteks on proovitud või näiteks pakutakse 6 aega või 3 kuud garantiid, et siis ilmselgelt ma eelistan seda. Ühesõnaga, kui keegi viitsib korra oma aega pühendada, siis on väga reaalne, et minu poolt on vaevatasu teel või siis töötasu või kuidas iganes me seda nimetame. Ise ma olen selle kätte jäänud, ise ma sellega hakkama ei saa.
olen saanud pakkumisi, mis on utoopiliselt kallid, et need jäävad kahjuks ära. Aga muus osas minu poolt kõik ja tulevad autod on kõik ilusti ette loetud, siia võib jooksvalt alati lisanduda midagi. Kui keegi midagi otsib, tahab mingit kindlat asja, võib alati mulle kirjutada, sest mulle ikkagi pakutakse regulaarselt autosid, ilmselgelt enamusi ma neist ei osta. Aga kui ma tean, et keegi midagi kindlat otsib, siis mul on lihtsam võib-olla otsuseid teha. Aga davai, head aega!